Ükspuha, üldiselt tauka, ta on kuidagi nagu siukene. Ta on nagu kuidagi nagu siukene. Võtab käima küll, no? Jah. Hei! Kui seisad vaatu seina ja pääsu leida. Sõbrad on koos. Ma ei tea sõnu. Välja 7 pühapäeva. Õpsid on koos. Kas sina olid oma koolis nagu korralik õppijana või sa VMP ka tegid? Mina olin paras nohik kuni 11. klassini. Ei näiteks see, kus see Luuka puhkemaja praegust on, eks ole, see oli kunagi internaat ja kui laagrid seal käisid, siis me leidsime surnud kähriku, riputasime üles sinna tüdrukutele, et meelt avaldada ja eks me oleme tsiklitega seal kimanud ümber koolimaja ja ma olen tsikliga vastu koolimaja seina sõitnud ja ma pean tunnistama, et ma olen ka ühe klaasi puruks viskanud ja visanud. Kui ma töötasin Keila S-s Lastekülas, ma käisin iga päev rattaga tööle 25 kilomeetrit. Iga päev, kas üks ilmaga ja tagasi ka. 50 kiltsi kokku. Ja asi läks isegi nii hulluks, et ma sain nii hea vormi, siis ma pikendasin tagasi sõiduteed, on ju. Siis ma hakkasin rattamaratonidest osa võtma ja igasugustest suusamaratonidest lõpuks. Benchit ma olen teinud, selles mõttes langevari ei tõmba enam. Ma tahaks minna Ameerikasse, ma tahan minna Uus-Venemaale. Ma tahaks siis sukelduda seal koos haidega või tunda seda elu. Mind on alati paelunud indiaani asjad. Ma tahaks minna Ameerikasse, siis seal kuskil minna sellisesse kohta, kus indiaanlased olid, eks ole, mingi vigikambi. Kui sa saaksid olla, Jaak, jäätis maitse või mingi maitsejäätis, mis maitsejäätis oleks? Mina olen karamelli jäätise maitse. Ja karamell. Miks vä? Ma olen natuke magus poiss kah, ega ma ju, karamell on siukene tore ja siukene mõnus ja teoorias ma olen paljudes valdkondades väga tugev. Kuidas praktikaga on see nii asi. Ma mäletan väga hästi, kui ma tulin siia Nuia kooli, see oli 100 aastat tagasi. Ehk siis aasta siis oli 1984. Ütleme siis niimoodi, et 2. septembril esimene tund kell 8. Nõukogude Liidu ajalugu. Ja kuskilt tuli mingisugune, ma ei tea, kas keegi tegi korraks ukse lahti või mis igatahes mul lendasid need paberid siis põrandale, osa hakkas naerma nagu selle peale, muigama heatahtlikult ja siis üks pikk noormees uksepoolsest reast kutsus klassi korrale öeldes niimoodi, et mis te naerate, ta ju alles alustab. Ja see tore noormees oli meie praeguse Mulgi valla volikogu esimees Arvo Maling. Mis mulle meeldib tegelikult, mulle meeldib niisugune kakaojäätis või šokolaadi maitseline jäätis ja kõik teavad, mida šokolaad tähendab. Tegelikult mulle meeldib tume šokolaad. Ja sa oleksid ise ka tume šokolaad? Ma oleks ise ka tume šokolaad, jah. See on ju väga tervislik tegelikult. Ma nagu olen pigem 2 jalaga maa peal, kuigi ega ma romantikast ka ära ütle. Šaparaai, miks küll üldse sind ei leia? Kas sekreet su juurde mõnda raske leida? Siia apelsini majja, õnnan seega igal oma tšapolaia. Kuna teist üldse said sõbrannad ja kuidas? Mäletad seda?
80ndate lõpus. Jah. Umbes, vaata kui mina tulin Karksi kooli tööle. Siis kui Anneli hakkas tööd tegema. Jah. No ma täpsustan, see oli jalgrattasõit. Kraavis. Jah. Maanteel ja Kraavis. Et jalgrattasõidul Kraavis said käest parimad sõbrannad. Kas on kunagi olnud teil näiteks klassis või tunnis mingid hetki, mis on ikka väga naerma ajanud? Et see oli see, kui ma läksin Karksi kooli lastega ju sinna Nuia basseini ja tahtsin neile siis näidata, mismoodi siis peakad tüpatakse ja siis kuidas siis edasi ujutakse. Aga hüppasingi ja ujusin lõpuni krooli, tõusin püsti, vaatasin ringi, et kas lapsed ikka nägid ja siis ma sain aru, et mul oli trikoo ju ilma traksideta. Aga kui teil oleks võimalik veeta üks päev nähtamatuna, siis mis te sellel päeval teeksite? Nii tore oleks olla nähtamatu näiteks Anneli magamistoas. Kiiruks, eks, istuks akna peal, kõigutaks jalgu, vaataks, kuidas Anneli läheb magama, eks ju, sügab siit ja sügab sealt. Aga kuidas teie üldse kooli ajal olite? Kas te ka vempe tegite küljastega? Mitte vähe. No ma olin ikkagi sõnakuulmatu. Ja ega ma ei tahtnud hästi õppida. Siis ükskord ka võisime ühe päeva ainult puududa koolist, aga me puudusime muidugi ühe päeva enne võistlust ja 2 päeva pärast võistlust. On teil veel mingit muud laulu? Ei. Ainult Sambolaia või? Jah. Nägin uudmast, mis kuusad küll kaugel. See oli päikest täis ja kõnelgis ja laules. Sürged tööd viisid apelsini majja. Väga hea! Jambalaya, jambalaya, miks küll ilmsi sind ei leia? Kas see keitsu juurde on raske leida? Siia! Maiverasse! Saab sealtpoolt ka? Jambalaya. Tere! Meile kontsert siseneme! Tulge! See ei hea! Tere, Katrin! Tere! Isiklikult mul ei ole ühtegi mootorratast, aga mu mehel on neid rohkem kui üks. Ja kas sa vahepeal sõidad nendega? Tagaistmel, jah. Aga tema või? Kuule, minu arust, kas sa ise ei ole sõitnud? Sa oled ju sõitnud? Ma olen ükskord kihlveol peale sõitnud. Kihlveo peale? Ja mille peale see, mis see kihlved oli? Asi oli selles, et mul mehele ei meeldi sinihallitusjuust. Ja ta ütles, et ta on seda nõus proovima ainult siis, kui ma sõidan mootorrattaga ise. Ja siis mul ei jäänud muud üle. Nii juhtuski. Aga mina olen siin näinud niimoodi nahka rüütatud küll. Siis ma tagaistmel sõidan ikka, jah. Kas teil on midagi klassiruumis kunagi juhtunud midagi sellist, mis on väga naljakas ja teil on siiamaani meelde jäänud? Juhtum kohe nagu täiesti, Ja minul on küll. See oli mingi hommik, ma olen seda lastele ka rääkinud, et see on olukord, kus sa nagu tabad poole pealt, et klass on hiirvaikne ja sa mõtled, et miks nad nii vait on ja siis poole pealt hakkad aimama, et sul on tahvlilapp peas. Ja kuidagi ma olin seal vehelnud ja siis ta oli vaikselt nihkunud mul siia soengu peale niimoodi, et seal oli õhuvahe veel minu peala ja tahvlilapi vahel. Ja siis lapsed ei julgenud millegipärast naerda ka, et minu arust oli see hästi koomiline seik, aga nad olid nagu kõik hästi imelike nägudega. Ja siis kui ma küsisin, et alguses ma proovisin liigutada, et äkki ta kukub maha, aga ei kukkunud ja siis ma küsisin, et kas mul on tahvlilapp peas, et kas mul on õigesti. Ja siis nad hakkasid alles naerma. Kas kooli ajal olite teie nagu korralikud õpilased või tegite vahel vempu ka? Mina ei olnud korralik. Mina olin väga korralik. Liiga korralik. Ma liiga pätt ei olnud, aga ma ei olnud ka korralik väga. Aga ma õppisin hästi. Ja mina õppisin hästi, olin liiga korralik. Minu päris esimest tundi kindlasti ma ei mäleta. Praktikatunnis üks asi on meelde jäänud, et hoolega räägin seal Tartus mingis koolis ja ütlen õpilastele, vaadake, see on püramiid ja siis tagapingist kostab. Seda ma kartsin. See oli hea.
küsimus veel, et kui sa oleksid jäätis, mis jäätis sa oleksid ja miks? Mis maitseline jäätis? Sidrun. Sidruni jäätis? Jah, see ei ole nagu liiga magus ka, et ta on meeldivalt hõrk, ütleme nii. Mango. Mul lihtsalt meeldib mango. Arlecchino. Иглам яркого огня бегу, дорогам нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Дарья круг и маску без лица. Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и в общем без судьбы. Какое право дело вам до тех? Kui sa oleksid ühe päeva nähtamatu, siis mis sa teeksid selle päeva? Mis ma teeksin? No juba kui tahad nähtamatu olla, siis oleks hea, kui saaks ka niimoodi kuskilt tiivad lendaks ringi ja vaataks seda maailma rahulikult, kedagi segamata. Kui sa oleksid jäätis, siis mis maitsega jäätis sina oleksid? Vanilli. Vanilja, kohe nii kiire vastu. Minulik. Nüüd aitab. Kaua sa mängid meie närvidel? Su ema on läinud muretsemisest kärna. Poeg näeb välja nagu mõni kaltsakas raisk. Võta see haaknõel ära kõrvast, pane parukas pähe ja tagi sinna, kus on nagi. Sellega on lõpp nüüd. Paneme punkti. Õiget, pats. Paneme punki. Sina, õpilane või õpilased, kes te vaatate seda, teadke seda, et see, mis te täna teete, mõjutab väga palju teie tulevikku. Väga palju. Unistage, siis need täituvad. Kui ma pean silmas tänapäeva õpilasi, et siis ma ütleksin tegelikult seda, et olge kursis sellega, mis maailmas toimub. Ja saaksid hakkama omadega. Ärge põdege. Ja põdega ei ole ka vaja alati. Kartaga ei tohi. Ärge põdege. Proovige ikka olla need, kes te olete. Olge rõõmsad. Ja jääge rõõmsateks. Ja me kõik jääme vanaks. Jääme vanaks, tead seistes peeli ees. Aega viiva, oled ükskord tallunud oma tee. See läheb nii kurvaks. Ja ta ongi. See ei ole. Praegu läks nagu veel kurvemaks. Käimata vees on ootamas veel meid. Miks küll üldse sind ei leia? Kas see teeb su juurde nõnda raske leida? Sina apelsini majja, õnnan seina ja oma tšankolaia. Nüüd oli õnne veel, et mõni sammu sihti, kui äkki tuhmus kõik ja olin jälle üksi. Kaks.